Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Ja tervist head kuulajad, käes on 16 juuni, kell on 4 minutit 6 läbi ja eetris on taas saade ringiga ees, et rääkida vormeliteemadel ja autospordist üldse laiemalt. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tervist! Ja paremat kätt isakanud F1 fänn Kaspar Kütt. Tere! Alustame seda saadet teadmisega, et Ferraril on ilusad ajad. Le Mansi võit tuli, Robert Kubica, keda ma pean üldse selle sajandi võib-olla kõige kõvemaks autosportlaseks või autospordi inimeseks, arvestades, mis ta kõik läbi on elanud, on esimene poolakast Le Mansi võitja, hiinlane Yifei on esimene hiinlasest Le Mansi võitja. Ferraril on väga ilusad ajad ja on kõik etapid seal võitnud. Ja ma arvan, et ärme Ferrarist rohkem räägi, kõik päeva hästi, jätame nii. Paraku ilmselt peab ikkagi rääkima. Ei. Mul oli plaan täna tulla oma Ferrari Carlos Sainzi nokatsiga, aga kuna nii kiire on, siis ma lihtsalt unustasin selle koju. Aga vaatasid etapi ehmatasid ära, olid segaduses, et mingid teised värvid on hoopis. Ja ma nägin tulemusi, et Ferrari võidab, kuidas nii. Aga ei, ma tegelikult küsin teid suvi pärast, kui palju te ise Le Mansi jälgite või jõudsite jälgida, kuidas teil oli, mina jõudsin natuke tulemuste silma peal hoida, aga ise väga palju otse ei jõudnud seekord. No mina ütlen ausalt, ma ei vaadanud seekord üldse, et mul oli siin nädalavahetusel muid tegemisi, et muidu ma olen ikka püüdnud natukene silma peal hoida, aga tunnistan pattu, et ma küll nimetan ennast sügava võidusõidupuudega kodanikuks, aga Le Mani ma nüüd ja seda kestvussõitu ma nüüd nii tähelepanelikult ei jälgi, kui seal vormel 1 indikaari näiteks. No see on keeruline jah, et Le Mansi puhul ikkagi tuleb muu argielu tuleb ka ette ikkagi sellise 24-tunnise sõidu puhul, aga tulemusi niimoodi jooksvalt ikka vaatad aeg-ajalt, hoiad silma peal. Kui on aega, siis võib ju korra saab Eurospordi käima panna ja vaadata, mis toimub, aga täpselt niimoodi. Aga muidugi, mis ütleme laiemas pildis Le Mani ja 20, kestvussõitu üldse puudutab, siis tegelikult kestvussõit minu meelest elab väga häid aegu. Et kui me vaatame, kui pikk on tegelikult nende hüperkaaride, ehk siis ütleme, väga vanas mõistes LMP1-de kategooria, ehk siis nende kõige kiiremate autode kategooria, kui osavõttu rohke see on, mitte lihtsalt arvuliselt, vaid ka tootjate poolest, siis midagi on ikkagi FIA-ga autospordis õigesti teinud Pensula M-i käe all, sellepärast et järelikult tehnilised tingimused on sellised, mis pakuvad huvi autotootjatele. Ja aina rohkem ka seda ka, et kõiksugu sõitjad, kes ütleme, et F1 läbi ei löö, aga ikka lähevad sinna WC-sse, et midagi ja seal on tõesti, mis ka sõitjaid ahvatleb, et autod on tõesti kiired ja neid on ilmselt väga lõbus sõita, et tõesti, ütleme nii, et kestvussarjad vohavad praegu küll. Ja tasub olla Ferrari fänn. Eks ikka, võitjate poolel meeldib väga paljudel olla ju. Nii, ja sellega ma arvan saada läbi, Ferrari on kiidetud, okei. Nii, Kanada GP oli vahepeal. Mina mõtlesin alustused. Nüüd räägid vormel 1 juba või? No ma mõtlesin, et lähme sinna. Nii kähku asjad käivad, tšau. Ma ei püsi kelgul. Otse, ühesega 2 päeva tööd teinud, ma natuke pea lappab, palavan ka veidi. Aga lähme siis vormel 1 juurde, kui sobib. No olgu, sina oled saatejuht. Sellest ma panigi kohe, aga tempo on kõva siin. Kanada GP-l oli tagasi kodupubliku lemmik, Lance Stroll, mis iganes põhjustel tal siis see käsi uuesti valutama hakkas, seda me ei tea, ei saagi teada, aga nii. Ei vaatasid hakata ütlema. Mul pandi keelt peale, ma ei tohi sellest rääkida rohkem. Trahvid peale, jah. Et igastades ma hakkasin mõtlema, kui ta tagasi tuli, siis oli see esimene pressikonverents ja ikka küsiti, et mis tunne on Kanadas tagasi tulla, et see paus oli õnneks ainult 1 etapp või õigemini ainult 1 sõit, et kuidas kõik on ja see oli ikka ülitujutu ja kuidagi, et ma ei tea, sõidan ja käsi on okk ja kuidagi nagu ei tahtnud olla, siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei tea, viimased paar aastat nii tujutu olnud kogu aeg, et miks ei tea, tekkis küll korra peas, et miks ta üldse seal edasi sõidab. No see on väga õige tähelepanek, ta ongi siuke tujutu vend ja ta ongi siuke mossitaja mõõtu mees, et ma tunnistan, kunagi mulle täitsa meeldis Stroll just algusaegadel, et kuidagi nagu alguses tehti talle natuke liiga palju ülekohut minu meelest, aga ütleme, et see viimase 2-3 aasta tendents, et eriti kui ta nüüd Alonsoga ühes tiimis on olnud, siis see nagu mossitamine üldine siuke, kus öelda siis,
tujutuse, üldse nagu halb suhtumine on üle kätte läinud küll, et nüüd on absoluutselt iga etapp, kui vaadata neid sõidujärgseid intervjuusid, mida sõitjatega tehakse, siis ta on ka täpselt samamoodi, et sõitsin, tuli sõitlasti, mis teha? Tõeline tiimi hing. Kui sa selle Strolli teema ette võtsid, mul on siin mõned märksõnad enda jaoks pandud tänase saate jaoks, siis võib-olla ongi paslik selle peale hüpata, et ühtäkki, siin on paar sellist, kuidas öelda, sensatsioonihõngulist kildu lendu lastud, minul on siin 3 kildu kirjas, aga üks neist on siis see, et väidetavalt Aston Martin alias siis Papastroll on teinud vastapandamatu ettepaneku George Russellile liituda Alpiiniga ja siin nüüd ongi läinud Aston Martiniga. Aston Martiniga, mul järgmine teema on Alpiin, aga Aston Martiniga, et siin nüüd ongi küsimus selles, et kuna Stroll junioril on väidetavalt siis, väga naljakas muidugi ühest küljest, aga üheaastased lepingud, et ta on kogu aeg nagu oraste peal. Ta ei tea, mis edasi saab. Ta ei tea, mis edasi saab. Et siis on närvid läbi ja teine asi, et siis Adrian Newey on pukis ja nüüd kui see tõesti peaks tõeks osutama, mida loomulikult jälle kõik osapooled praegu eitavad, ka Russell ütleb, et tema on laulatatud elu lõpuni, eks ole, Mercedesega ja elu lõpuni tänulik Mercedesele, et kes on talle võimaluse andnud, mis selles mõttes see osa on õige, et ongi Mercedes talle võimaluse andnud, aga see, et keegi elu lõpuni kellelegi tänulikud on, sellest tasub sügavalt kahelda. Isegi Lewis lahkus seal. Olgem ausalt, iga sõitja on mingil hetkel olnud elu lõpuni tänulik ühele tiimile, kuniks tuleb uus tiim. Suudled seda embleemi ja ütled, et ei, see on minu eriti veel need, kes on Ferrariga liitunud, et see on minu viimane leping. Ja siis näeme, et neid viimaseid tuleb veel. Et mine sa hullu tea, et antud juhul see tujutus ja kõik, et selgelt ta hakkab jälle alla jääma Alonsole ja Alonso, mis ta on meil, 43 ja tegelikult muidugi, olgem ausad, Alonso on ikkagi tõeline looduseanne ja ikkagi 2-kordne vormel 1 maailmameistri ja nii edasi, et ei ole päris seal sõnniku pealt riisutud. Et üks versioon ongi see, et Papastroll on muutunud kannatamatuks ja tema mõningas mõttes kas nüüd üle kätte läinud, aga ära hellitatud pojake hakkab talle närvidele käima, et see läheb talle ju ka kulukaks lõppude lõpuks, see autode lõhkumine ja kõik, et ja tulemus ei tule, et ega siis ta on ju siiski kõigepealt ärimees, Lawrence Stroll. Veri on küll, võib öelda, paksem kui vesi, seal näidati pidevalt ka Lance Strolli õde, kena noor naine, eks ole, kes oli kohal, loomulikult Kanadas võistlus, miks ta ei peaks olema venna sõitu vaatama ja isa omanduses oleva firma hüvesid maitsma seal. Aga väga võimalik, see on puhas minu spekulatsioon, on see, et Lawrence Stroll ongi muutunud kannatamatuks ja nüüd, kus neil on tippude autokonstruktor palgatud ja meeskond ilmselt hakkab ka õiges suunas tööle lõpuks ometi, et nüüd ta tahabki tulemusi, et enam vabandusi ei ole ja võib-olla Papastroll näebki, et tegelikult see kõige nõrgem lüli nende tiimis ongi tema poeg. Üks asi ongi see tulemused ja teine asi on see iseloome käitumine, et jah, ma saan täiesti aru, et intervjuudes kõik ei räägita, intervjuudes võib-olla hoitakse mingit teist joont kui tiimi sees, aga kui sa igas intervjuus täpselt siuke tunne, et ma ei taha olla seal, siis see on ju see, mida avalikkus näeb. Ja selle pealt vaatab avalikkus ka seda Aston Martinit veidralt. Et seda enam, et see ei ole ju nagu ühekordne juhtum, vaid see on aastaid juba kestnud ja nagu see, et Lance pole sellest veel õppinud ka või nagu üritan muuta oma suhtumist, siis see näitab veelgi hullemini seda, et ta on tõesti, ma ei tea, kas just augus, võib-olla ta on just seal, kus ta tahab olla, et ta ei viitsi tegeleda sellise asja, aga jah, täpselt see mulje on ammu juba jäetud ja kuna Lance ei ürita kuidagi muuta ka, siis on jah, suht selge, kus tema pea asub praegu, jah. Aga võib ka juhtuda, et on seal veel järgmised 10 aastat. Absoluutselt. Võib juhtuda, et Lance Stroll on maailmameister. Nagu ta ise väitis, Lance Stroll 2022, 23, 24, 25 hakkab tulema. Ei. Vormel 1 on kõik võimalik. Nii, aga mis selle Russelli teemaga veelde tuli, et siin on ju ka räägitud ja ütleme, Toto Wolff ei ole ka saladust teinud, et kunagi tahaks ju Verstappenit endale. Sotsiaalmeedia enam iga etapp jahvatab, eriti kuna Max ja Russell on siuke, ütleme, oskavad ka heas mõttes puit panna üksteisel veidi või torgata, et mulle need nii-öelda jutud meeldivad, et kohe kui Max peaks näitama Mersu vastu huvi, siis Toto sekundiga
nägemist George ja sõidame edasi. No George'i käest ju küsiti ka Kanada selle kohta ja no poiss vastas selles mõttes väga korrektselt, ütles, et no aga see on ju arusaadav, et kui maks on saadaval, siis on kõik tiimid huvitatud. Et siin ei ole mitte midagi üllatavat. Ja ütleme, et kuna Totol on ju projekt Kimi parasjagu ka käsil, ega ta seda ka poolele ei jäta, siis selles mõttes on kahjuks loogiline otsus Toto poolt et kui peaks Verstappen avanema, siis muidugi üritad saada, selles mõttes see ei tule kellelegi üllatusena. Palju ta ikka maksab? Paarkümmend milli. No ikka rohkem. Paarsada, aga Alpine, sul oli veel neid nuppe? Jah, et siin on selline veider jutt lahti läinud, mis minu jaoks tundub eriti kummaline kahel põhjusel, jah. Et Alonso praegu teatavasti siis Aston Martinis ja siis on nüüd miskipärast läinud jutud lahti, et Alonso pidavat tihedalt läbirääkimisi Alpiiniga, et teda nähti seal vähemalt neljal korral Alpiini mootorkodus seal Kanadas. Samas vahetult pärast Kanada etappi lõppu, kas oli samal päeval või oli see nüüd täna hommikul, siis Renault grupi tegevjuht Luca De Meo astus tagasi. Mees, kes lükkas käima selle Vormel 1 Alpiini projekti nii-öelda ja kes oli ka selle taga, et loobuda oma Renault mootoritest ja hakata kasutama järgmisest hooajast Mercedese jõuallikaid. Et segadust seal Alpiinis ju on ja vaadates praegu kogu seda konteksti, kus kohas on, mis võistkonnas on praegu Alonso ja kuhu väidetavalt ta on minemas, siis kas tõesti Alonso ei ole mitte midagi oma karjäärist õppinud või? Ma millegi pärast kahtlen. Miks ma seda ütlen, paljud meie kuulajad võib-olla seda ei tea, et Alonso on oma Vormel 1 karjääri jooksul võitnud küll 2 maailmameistri tiitlit, aga tal on haruldane osavus langetada väga valesid otsuseid oma karjääri osas. Nii on. Ja mõtleme, tahtsin midagi veel. Kas tema ei olnud ka see ju, kes nii-öelda Briatorele tagasitulekuks käe andis? Kes nüüd ametimaa või? Alonso ja Briatore on... Ei, mitte Alonso. Tähendab Alonso ka, aga ma võtsin seda... Timeod, samamoodi, jah. Et tema võttis siis praegu nii-öelda mitteametlikuks tiimijuhiks või konsultandiks või mis iganes lapsel mitu nime võttis Flavio Briatore, et kes oli selle Crashgate'iga ühtedel andmetel seotud, teistel andmetel mitte seotud, kelle mette otsast asja vaadatakse. Aga jah, skandaalne mees on see Briatore igal juhul. Ja samas, ega ta on ka selline talendileidja oma, et kuigi täiesti võidusõidu väline inimene, et a la stiilis rõivakaupmees kunagi, eks ole. Aga nii on, aga on pukis tagasi, vahepeal olid keelud, mis seal ikka keel sai kantud ja nüüd võib edasi tegutseda. No FIA tühistas lihtsalt keelu, nii lihtne see oligi. Alati saab veel parem advokaadi palgata. Või veel natuke paar milli rohkem maksta selle. Oota, sul on trahvid juba ära... See on teine, Briatore kohta mul ei ole, mul on Strolli kohta keeld, aga Briatorest ma veel võin rääkida. Nii, aga lähme siis nii-öelda etapi enda juurde ka, et hooaja 10. etapp vabatreeningutest esimesel Leclerc tegi päris, tumis avarii ja Lando Norris kurtis pärast, et see oli nende McLareni selle aasta kõige halvem reed, et kuidagi üldse ei tuntud kuidas ma ütlen, optimistlikult, positiivselt. Kui seda esimest vabatreeningut meenutada, siis minu meelest see oli ehe näide olukorrast, mis juhtub siis, kui kasutusel on rada, mida väga palju ei kasutata, kõlas hästi, eks ole. Et seal vist praktiliselt ei olnud sõitjat või võistkonnaliiget, vähemalt ühte võistkonnaliiget, kes ei oleks seal oma kujundeid rajal teinud. Ja Leclerc tõesti, ühest küljest vaatad seda pauku, mis ta pani, oli nagu libamesi, et ei midagi hullu. Aga tegelikult oli väga hull laks selles mõttes, et tuligi šassii välja vahetada. Ilmselt seal vedrustuse kinnituspunktid olid nii palju vigastada saanud, et seda monokoki enam kasutada ei saanud. Ja tuli varu monokok kasutusele võtta ja selle kokkulappamine võtab, nagu seal teadjamad inimesed ütlesid, et see on oma 8 tundi ja 2 treeningu vahe oli lihtsalt nii lühike, et teist vabatreeningut ta kaasa teha puht füüsiliselt ei saanud, sellepärast et mehaanikud ei jõudnud autot kokku laduda. Jaa, nii on, see oli Ferrarile kindlasti korralik pauk, aga ta võttis ise ka kohe, et minu loll viga või kadus käest ja ütles isegi selle välja, et tegelikult ma oleks pidanud otse sõitma ja tõesti, see oli ju vaba treening, et mida sa seal lähed nii hullult päästma, et
aga nii läks, jah. No vabatreeningutest veel, ütleme, oli tunda, et Mercedes on taas tugev seal, nagu nad olid ka eelmisel hooajal, ja McLarenil kuidagi kummalgi oli, ütleme, keeruline, nad tõid, kui me eksi, ka uuendusi selleks etapiks, et läks tõid küll, ja Piastri oli ka üks nendest, kes nii-öelda siis Wall of Champions, siis meistrite seinas väikse kokkupõõte selle sama seinaga tegi, õnneks küll suurema kahjuta, aga ikkagist jah, et mõlemad McLarenid kurtsid, et no ei ole päris nagu sina peal veel, et väga palju on veel arenguruumi, aga no eks see ongi see Montreali omapära ka, et noh, esiteks tänavarada põhimõtteliselt hoopis teine kliima, hoopis teised nii-öelda sellega seoses siis teised viisid, kuidas autot seadistada ja no, oli näha jah, et McLaren ei leia seda 100% ideaalset klappimist. Seal oli jah mitu asjaolu, et ütleme, noh, võistluspäeval ennem starti oli õhk, aga see oli tegelikult sisuliselt terve nädalavahetuse niimoodi, tollel kellaajal niimoodi. Meie järgi kell 9, seal oli siis, mis see kell oli, kuskil 3 paiku. Õhk oli 23, rada 49-50 kraadi. Rada must ka veel ja seekord oli siis kasutusel see kõige pehmem otsa valik, C6, need kõige pehmemad olid ka seekord kasutusel, C6, C5, C4, eelmise etapi järgse saate ajal ma ajasin pada jälle inimestel, nii et ma väga usaldusväärne tegelane ei ole, et ütlesin siis, et olid pehmem otsa, tegelikult olid see tookord etapp tagasi kõige kõvem otsarehvid kasutusel. Aga seal oli jah, neid, ütleme, üllatusmomente palju, aga ole hea, pane teine vaba treening ette, et see on natukene ülevaatlikum. See esimene tänavaradadel on alati selline, et noh, sealt läheb nii palju aega lihtsalt rajaga tutvumiseks ja üldse aru saada, mida auto hakkab tegema. Võistkondadel. Aga ütleme, et põhimõtteliselt ega seal hakkas vaikselt kooruma, et Mercedes on kiire, McLarenil polnud ka nagu häda midagi ja vahepeal oli seal ikkagi neid Williamsi sähvatusi ja noh, seesama Aston Martini teema Alonsoga roolis polnud ka paha ja Hamilton jätkuvalt hädas. Ütleme nii, et Mercedes jõuallikatega masinad toimisid. Ja. Neil oli päris esinduslik see nimekiri seal ees otsas. No täpselt nii on, et seal teisel vabatreeningul, mis on, esimesed 7 on kõik Mercedes jõuallikaga. Ütleme, et ainus, kes ei ole, on meie sõber Lance Stroll, et not. Jah, nendest teda ei ole seal nimekirjas selles mõttes. Tema on 19. Aga nojah, tema ju palju ta meil teha jõudis 2 ringi enne kui ka... Ajavõturingil, jah, ütleme, Refisoonis ringi jõudis ära teha, ajavõturingil siis põrutas seina. Noh, ikka juhtub. Ja ka läks niimoodi libamisi, aga temal läks õnneks, et tal ikkagi seda monokoki polnud vaja vahetada. Jaa, nii on, aga muide, kui suures see on jälle hea näide, et sõitjad ei loe reegleid. Tal oli ju esivedrustus oli puruks vasakul pool ja ta hakkas nii-öelda koju sõitma, ära boksi. Ja siis võistlusinsener, kes tavaliselt seda raadiosõidet peab, ütleb, et pargi auto ära nüüd esimesse turvalisse kohta. Ta küsib, miks ma tulen ära boksi, ma olen võimeline boksi tulema. Insener ütleb, et reeglid on sellised. Jah, see ei tohi ju nii-öelda ohtliku põhimõtteliselt nagu autoga, mis tekitab teistel ohtu, sellepärast just äkki laguneb veel mingi tükk ära. Ja, selleks hooajaks ju neid reeglid just nimelt täpsustati, et kui sul ikkagi auto on sedasi vigane, et midagi võib küljest ära kukkudes, siis ei tohi, sa ei tohigi sõita. Aga Lance tohib. Lance tohib, jah. No tegelikult äkki ta sellepärast tujutseski, et ta ei tohtinud sõita lõpuks. Võib ka. Aga lähme laupäeva, siis Eesti järgi laupäeva päris hilisõhtu kvalifikatsiooni juurde. Alustaks sellisest tiimist ja sellisest sõitjast nagu Alexander Albon. Päris raju kvalifikatsioon oli ju ennal, et sõitis sirgel ühtäkki auto, no ütleme, mootorikate lendas minema, saadi veel korda ja vend jõudis sealt veel, kus ta jõudis meil Q3 ju välja. Kümnendaks jah, et no täpselt nagu me enne mainis, et Williamsitel oli küll kiirust, no Sainz vaene vend jäi küll Q1 välja, aga noh, mitte tema süü tõttu, teda takist, vist oli Hadjar, kes takistas Sainzi kiire ringi ajal ja sinna läks oma pool sekundit kindlasti. Aga selle Alboniga seoses jälle nüüd näide sellest, mismoodi kohtunikud ikkagi väga erinevalt tõlgendavad reegleid. Ja küll, temal olid kõik rattad all ja kinnitatud, aga osa sellest mootorikattest ju jäi alles ja töllerdes seal ja see on ju ka ohtlik, kui see süsiniklaminaat sinna poetub rajale.
see võib rehvi lõhkuda, võib mis iganes teise avarii välja kutsuda ja ei kästud parkida ära esimesse turvalisse kohta. Ja mootor oli ju nii-öelda paljas. Ja seal kõik said ilusasti vaadata, milline see konstruktsioon on. Huvitav, ütleme, selliseid asju näeb ikkagi juba harva. Väga harva. Ja tõesti, ma ütlen, et mootorikatet ma pole plahvatamas näinud, aga mul tuleb see Sebastian Poemi meelde, kes siis kui ta esivedrustus plahvatas pidurdusel, et juhtub, väga harva juhtub sellised väga efektiivseid ütleme siis plahvatusi tõesti, et ei saa välja sõita ega midagi öelda, see on lihtsalt otsene plahvatus tõesti. Aga mis seal siis oli? Mutrid kinnitamata? Ja see oli nüüd küll puhas mehaanikute pläkk nii-öelda, et olid, kas seal on kiirkinnitused kasutusel või mis iganes kinnitused, need olid lihtsalt korralikult kinnitamata ja see hõrendus seal peal, ütleme niimoodi, et ülerõhk mootorikatte all oli nii palju suur, et lõigi minema, see lendas ju taevasse ja tükkideks ja mõningas mõttes ta lendas ju hea koha peal, et seal ei olnud ohtralt tribüüne, sest kui seda kordas kaudse vaates ja veel aeglubis, see ju lendas kõik laiali, see oli ikka tõsine plahvatus tegelikult. Aga nad trahvi ei saanud? Nad saatsid ju tehniliselt johtlikult autorajale? No selles mõttes nad ei teadnud, et see on nende jaoks oht, nad tol hetkel ei teadvustanud seda, et see on ohtlik, aga selles mõttes kiitus jällegi Williamsi mehaanikut, nad tegid selle korda loetud minutitega, mis see punane lipp väljas oli ja tõesti Albon suutis ikkagist 10. koha saada, mis on väga okei. Ja tipupool siis Russell võitis oma hooaja esimese, vaatame kohe üle, hooaja esimese on esimene, ma vaatasin ka üle igaks juks. Aitäh. Pole positioni, mis näitas, et Mersu on siin kiire, Verstappen, nagu ikka võttis Red Bulli masinaga maksimumi ja siis Piastri hoidis McLareni lipu kõrgemal, et 3. koht ja Antonelli 4. Ja siis õnnetu Hamilton, õnnetu Ferrariga ikkagi oli 5. ja Alonso 6. Et ütleme, see positsioon või järjestus lubas päris põnevat etappi, et hakkab saama. Ja siin oli huvitav nüanss, et minu meelest oli väga huvitav kvalifikatsioonis jälgida seda, et kui tavaliselt tehakse kõige kiiremad ring, kõige pehmega rehvi segugi, siis seekord oli väga palju kabetamist just selle pehme ja siis keskmise rehvi segu vahel, et Piastri tegi pehmega, aga just Russell ja Verstappen siis hoidsid veel viimase momendini ja hoidsid väikse üllatuselemendi ka, et nemad läksid siis hoopis selle keskmisega, mis oli esimeses ja teises kvalifikatsioonis oli näidanud küll, et ta ei ole üldse palju aeglasem, et ei olegi aeglasem kui see tavaliselt kõige kiirem pehme rehvi segu ja võt õnnestuski, et siis kui rada on kõige paremas olukorras, ongi just kõige viimastel sekunditel keskmine rehvisõgu töötas ideaalselt ja nii tuligi väga üllatav esikoht või esikolmik isegi. Seekord Maria Isola, kes on siis Pirelli mootorispordi pealik, ütles, et jah, et see kõige pehmem segu, see punase sõõriga ja kollase sõõriga keskmine, et see kollase sõõriga keskmine oli eelmise aastal ka kasutusel, aga siis ta oli kõige pehmem seal Kanadas. Ja väidetavalt ajaline vahe oli kuskil kuni 0,1 sekundit nendel kahel rehvil, aga see pehmem rehv töötas nii-öelda kitsamas aknas, et selle rehvi kiireks ringiks ettevalmistus oli paras peavalu ja ta sooritusvõime ka ilmselt nii kaua kestnud, kui see oli keskmisel ja põhimõtteliselt 10-st 4 sõitjat siis sõitsid oma parima aja, nagu sa ütlesid juba, selle keskmisega, et lisaks Verstappenile ja Russellile siis veel Antonelli ja Alonso ka. Ja et see oli jah, selline huvitav nüanss, aga siin näeme, et Leclerc oli 8. ja tema on, et ütleme, kui Norris minu mälestust järgi käkkis ise oma ringi ära, siis Leclerc'il, võib-olla tõesti oli, see oli selline suhteliselt kiire kurvide kaskaad, kuigi start-stop on rohkem see Kanada rada, et see õnnetu Hadjar oli ees, et ta ei seganud otseselt, aga võisid olla need õhuturbulentsid, et seal oli näha, et ühes kurvis tegelikult läks auto pidamine läks kehvaks Leclerc'il, sellepärast, et esimesel sektoril tegelikult oli tegemas selle 3. kvalifikatsioonivooru parimat aega. Lilla sektor oli tulemas. Norrise kohta veel, et mitte et ühel korral, vaid 2 korral käkkis et mõlemad oma siis kiire ringi katsetused käkkis 3. kvalifikatsioonis ära, et viimases või esimeses oli vist täiesti viimases kurvis, et pärast pikka sirget ja teises ega me ei näinudki, aga nägime seda, et tuli teine sektor ja juba oli pool sekundit maas, et
jah, et Norriselt ütleme nii, et selle hooaja mõistes paraku tõesti tavaline kvalifikatsioon, jah. Aga need ei olnud veel kõige suuremad käkid. Me jõuame. jõuame. Nii, jah, Hadjar sai ju ka, mis ta siis sai, 3 kohta karistada, 9-12. No just selle Sainsi segamise eest, aga siin on jälle näide sellest, eks ole, et okei, Hadjar sai 3 kohta karistada, mis tähendab seda, et mis ta kvalis oli 9, starti sai minna 12. platsilt, aga tänu temale Sainsil jäi kindel teise kvalifikatsiooni vooru edasjõudmine ära, kes ta konkreetselt segas. Ja need on küll sellised situatsioonid, ma saan aru, seal ongi raske reeglitesse kirjutada, aga see on nii ebaõiglane tegelikult. Ja siis jälle tuleb see sama teema, et kui keegi kunagi vaatab seal näiteks Sainsi etteasteid, siis tuleb see sama väike suurvalaja statistika. Võrreldes Albaniga, ei saa hakkama. Miks ta seal on? Miks ta seal on? Ei saa hakkama. Nii on, aga see on see spordi võlu ja valu. Et ebaõiglus ja kõik käib kaasas. Lähme siis pühapäeva juurde. Annan jälle sõna Tarmole refi info ja ilma infoga. No pühapäeval oli see, et esiteks Tsunoda oli saanud pluss 10 kohta karistada siis selle eest, et ta sõitis punaste lippude all mööda sellest samast Hadjarist oli vist 3. vabatreeningul. Ma ei mäletagi, mis seal Hadjaril täpselt häda oli, aga aeglane ta oli, aga punased lipud olid väljas, oleks pidanud siis loksuma seal Hadjari taga tegelikult boksi tagasi. Ja Hadjar ise sai siis pluss 3 kohta ja lõpuks boksist startisid Lawson ja Gasly. Nendel siis autosid seadistati ümber, et kuna kvalifikatsioon oli niikuinii aia taha läinud, et siis otsustati midagi seal ümber mängida. Aga esimesed 6 startisid siis kõik sellel keskmisel refil, see kollase sõõriga ja 7-8 Norris Leclerc, nende võistkonnad otsustasid siis minna alternatiivsele taktikale, nemad startisid kõva refiga ja Ocon, Portoletto, Sainz, Stroll, Tsunoda ja siis mõlemad Lawson ja Gasly sealt boksi teelt, nemad ka ütleme kohad 14 kuni 20 siis startisid ka selle kõva refiga, nii et oli oodata midagi põnevat. Ja mis veel võib-olla huvitav, et enne ma juba mainisin seda õhu ja rajatemperatuuri, pluss 23 stardis õhk ja rada 49, aga nädalavahetuse peal oli kokku siis 352 pileti ostnud pealtvaatajat ja eelinfo oli selline, ma ise ümardasin, ma neid 0,sid väga tõsiselt selle võta, üldiselt boksi peatus ajaliselt andis kaotust tavaoludes suurusjärk 19 sekundit, kui rataste vahetus läheb kõik korrektselt ja turvaauto taga või virtuaalse turvaauto taga boksis käies, siis oleks see ajaline kaotus olnud 10 sekundit, et see on ka alati tähtis teada. No stardi eel räägiti palju, kuna oli nii-öelda esirida oli Russell Verstappenil oli, mis ta õigemini on veel 11 karistuspunkti, Russellil oli kõvasti vähem neid, ma mäletan, kas 1 või 3 või mis ta ühesõnaga mitte olulisel määral, ütleme nii, et see ei olnud oluline, kui palju Russellil on. Ja siis muidugi hakkasid kohe näljad pihta, et kuna nad omavahel on ka nagu on vahepeal, kuigi tegelikult nad saavad vist okeit läbi, et mine tea, mis see maks teeb, et võib-olla paneb ära, saab puhkama ja... No Russell hakkas ise ka provotseerima, kohe pärast kvalifikatsiooni oli ka, muidugi ajakirjanik tuleb sükse nagu jabura küsimusega ka, et paned siis otsa maksile, mis sa arvad, kas maks paneb otsa sulle kohe alguses? Provotseerida saab alati, siis Russell vastas, et mul on sipa rohkem nagu ruumi nende penaltipunktidega, et vaatame, mis maks teeb. Aga ütleme nii, et suures plaanis need 2 võistlesid üpris viisakalt, et taaskord lõpus jõuame veel nagu tõsi. Viimaste hetkedeni, aga start läks selles mõttes väga viisakalt, et uskumatult viisakalt tegelikult. Jah, et selles mõttes Russell sai väga hästi minema, ka Verstappen sai, aga Piastri jäi siis hätta siis 4. kotstartnil Antonelliga, kes siis sai Piastri kõrvale ja siis nii-öelda teisest kurvist väljudes sirgel sai mööda ka tänu sellele, et Antonelli hoidis sisekurvi, aga suures plaanis ütleks pigem nagu rahulik start, et ei olnud mingit suuri momente ega möödasõite ka. No esimese ringi jooksul selles mõttes seal, vaat eespool oligi see Antonelli Piastri situatsioon, mis lahenes ilusasti kadudetta, aga Hülkenberg tõusis 9. esimese ringiga ja Albon kukkus 12. et selles mõttes seda sagimist oli kõvasti ja etteruttavalt võib öelda, et päris kindlasti paljud kes startisid sealt tagantotsast, ma arvan, et muulgas siis Alpinil
Gasly ja Lawson seal Racing Bullis, küll nad mängisid muuhulgas selle lootuse peale, et äkki tuleb turvaauto vahepeal rajale, aga vahepeal ei tulnud, täitsa lõpus tuli, aga sinna nii me jõuame. See oli ka strateegia, mida vist mingil määral ka Leclerc'i ja Norrisega üritati teha, et kuna nemad olid ainsad eesotsasõitjad, kes kõva rehvisega alustasid, siis ka nemad läksid eeldusega, et sõidame pikalt, vaatame, kas äkki venitab isegi ühe peatuse taktikaga välja. Keskmine segu kulus vist oodatust natuke kiiremini isegist, et oli arvata, et sõitjad hakkavad seal kusagil 16. ringi juures peatuma, aga maks tuli juba suht varakult, 12 vist tuli juba 12. lõpus ja 13. ringi algus. Ja see omakorda algatas ka siis teiste sisse tulemist, et läksid Russell või Piastri tegi paar ringi kauem, aga sisuliselt kõik läksid seal 12-13 vahel, et see natuke mängis isegi Norrise ja Leclerc'i kätte trumpe rohkem. No Norris sai vahepeal väga üles ja tema ju tõusis ka seal sõidu jooksul paar kohta, aga Hülkenbergi kohta ütlen oma ekspertanalüüsi, et mees on kõva. Võistlussõidus on ta ikkagi ülikõva selles mõttes, et ta suudab nüüd ülikogenud võistlejana ülikõva olla, eks ole, suudab ülihästi situatsioone hinnata, et ta ju stardib seal herilase pesas, eks ole. Ja vähe sellest, et ta tuleb nagu tervelt sealt terve nahaga välja, ta veel võtab punkte kah. Julgeb veel punkte kahta. Kusjuures see Hülkenbergi start oligi selles, et tegelikult see kõik algas sellest, et Albon sõitis välja ja siis ta sõitis üle selle suure muruplatsi. Albon siis sõitis üle muruplatsi, pani veel natuke õhulendu ka, aga see omakorda siis teised pidid reageerima tema all, ka Hülkenberg nägi põhimõtteliselt ette seda olukorda ka ja võttis juba siis tempot enne seda maha teades, et teised peavad ka võtma ja siis sellega ta tõusiski vist 2 või 3 kohta juba kohe ja ütleme nii, et seadis end punkti kohale juba. Aga muidugi, mis selle sõidu jooksul, eks need ülekande režissöör selle valiku teeb, kellel on F1 TV, need saavad ise tuli ära. Need saavad ise istuda ükskõik millise sõitja autosse ja siis kuulete seda raadiosid, et kui palju seda on ja kas seal üldse midagi räägitakse. Aga Albon ju hullult vaidles ja halas ja peaaegu et nuttis seal puldi otsas, et miks te ei kuula mind, on mul siin üks fraas lausa kirja pandud 20. ringil. Ja teine asi, mis oli huvitav, Ferrari jälle ja Leclerc. Ja küll takkajärgi võib öelda, et kas nüüd see ühe boksi pealt see taktika oleks toonud suurema edu, ei kasutatud, ei tea, aga küsivad Leclerc'i käest, see oligi, mul on et 24. ringil, et kas lähme plaani B peale, Leclerc ütleb, et ei, pigem plaan C. Ja siis võetakse ta sisse 3 ringi hiljem ja Leclerc küsib, miks? Et rehvid olid väga head ja siis ongi see, et jällegi, kogu raadiosidet ei ole kuulnud, koosolekutel ei ole olnud Ferraris. Aga miks te küsite üldse? Et umbes niimoodi, et ma küsin sinu käest, et kumba tahad, kokat või pepsit, eks ole? Ma ütlen koka. Ja mina toon kefiiri sulle. Ja pärast ei põhjenda ka. Ei. See täpselt nagu tegelikult ma mõistan Ferrari nagu loogikat selle taga, et nad nägid ära, et ei toimi see üks peatus, aga anna tead või nagu seleta sõitjale vähemalt nii palju ära, et me näeme, et see ühe peatuse ei toimu, et plaan C ei toimi, läheme ikka B peale, aga nemad ütleb lihtsalt, et Leclerc küsib, et miks me C-d ei tee? No me teeme B-d. Okei, selge. Ferrari võitis Le Mansi. Seda nad võitsid ja Lewis Hamilton sõitis Koprast üle või mis iganes see groundhog on. Mets ümise see oli 13. ringil ja seal said auto põhiviga ja see oligi 37. ring on mul kirjas, kus Hamiltonile siis öeldi, et ta kurtis selle üle, et mingi jama on ja siis võistlusinsener ütleb, et auto vigastusi arvestades on tempo väga hea. Ta siis oligi väga hea. Seal need kommentaatorid rääkisid ka mingisugusest, need on aerodünaamikas mingid punktid, kas oli 20 punkti aerodünaamilist survejõudu oli tal kadunud või et isegi hästi. Aga mis teid kommentaatorid ka, et ma saan aru, nii palju kui ma jõudsin laivis vaadata, kuulata muud öö kõrvalt, siis Nico Rosberg ikkagi meeldib rahvale, ta läheb peale. Rosberg meeldib küll, siin on see, minu jaoks kurb on see, et mina vaatan neid teisi kommentaatorid, F1 TV, Alex Jack, Coulthard ja Palmer, ehk siis ma ei ole Rosbergi sattunud kuulama kahjuks,
aga ma saan aru küll, et ta on ikkagi siuke nagu otsekohene ja tema on nagu väga naljakas ka selles otse, mõttes ka, et ma mõistan ja võiks nagu F1 TV-s nii-öelda nagu teise feed'i üle tulla, et ma saaks ka kuulata, aga võtan selle, mis parasjagu antud on. Ja nii on, aga nagu see siin enne ka mainitud, et Verstappen tõmbas nii-öelda tipus võib-olla selle boksirivi siis lahti, aga ega väga palju siin tegelikult sellega ei muutunud lõpuks, et kui kõik olid ära käinud, oli ikka Russell esimene, Max teine, Antonelli kolmas, selja taha olid jõudnud, Piastri oli 4. ja siis Norris oli jõudnud 5. et kas lähme nüüd selle põhiintsidendi juurde? No enne seda põhiintsidenti tegelikult ma just mõtlesin, et see vast väärib märkimist, et tegelikult see, mis ta on siis esiviisik praktiliselt, jah, oli ikkagi suhteliselt tihedalt koos, olgem ausad, et nad sõitsid üsna samas tempos ja vahepeal ikka Verstappen astus ka päris korralikult Russellile kanna peale ja takkajärgi ma ei ole seda ka kuulnud, et Russell oleks ülbitsenud, et tal oli tegelikult nagu kõik kontrolli all või päris sükst juttu ta minu meelest vist ei ajanud, et tegelikult nad kõik sõitsid üsna piiri peal. Ja siin oligi, hästi põnev oli jälgida just seda et ongi, et Russell Verstappeni vahel, oli vahepeal oli siuke sekund, siis suurenes jälle äkki mingi 4, siis jälle langes, aga tegelikult tagapool ka, et Antonelli omakorda lähenes Verstappenile mingi hetk. Ja siis nüüd lõpuks ka, et tuleb see Piastri ja Norris ja Antonelli, sest et esiteks Piastri lähenes Antonellile väga jõudsalt. Aga siis ei suutnud seda möödasõitu tol hetkel ära teha. Ja see andiski võimaluse Norrisele, et tegelikult Norris oli, ma ütleks, et sõidu teise poolest suht kindlalt kõige kiirem vend, et ikka järjest pani neid kiiremaid ringe ja tegelikult tundus, et ta saab Piastrist, ütleme, suht koht muretult mööda, aga natuke Piastri kasuks mängis see, et tema sai ka Antonelli DRS-i kasutada, kuna ta oli sekundi sees ja see sai sellega natuke kabetada. Aga kohe, kui Antonelli selle sekundilise vahe sai, siis Norris tegi ka siis esiteks möödasõidukatse. Piastri ja Norris sõitsid siis mööda seda tagumist pikka sirget sisuliselt kõrvuti terve aja. Siis šikaanis, ütleme, et Piastri hoidis sisekurvi, Norris hakkas tagant lähenema. Ja mis juhtus, oli siuke asi, et Norris läks muru peal mööda sõitma mööda kohas, kus mitte keegi kunagi pole proovinudki või ei ole füüsiliselt võimalik mööda sõita. On, kõik, see sama brigaad, mida minagi vaatasin, meenutas aastat 2011 Jenson Button versus Hamilton. Ja jälle McLaren. Mitte õnnestunud möödasõitu, samamoodi nagu et õnnestunud möödasõitu pole juhtunud. Lugupeetud kuulajad, eesti keel on ilus keel. See, mille pani toime Lando Norris eile ja 2011, kui ma õigesti mäletan, see oli Jenson Button või, mitte vastupidi. Jaa, Button. Jah, see oli möödasõida üritus. Üritus on ebaõnnestunud katse, jätke see palun meelde. Nii on. Ütleme, ja see üritus siis lõppeski sellega, et Norris lõppes kiirelt, enne kui ta alata saigi selles mõttes. See oli väga kiire üritus. Norris põhimõtteliselt sõitis tuimalt tagant sisse Piastrile, on ju. Pani vastu seina, tema sõit läbi ime ja suur õnnelik moment Piastril, tema mingi tagatiib või ref ei läinud selle katsetuse läbi. Ref puruks ei läinud. Jah, sest et ei ole palju vaja, et ref puruneks, aga Piastri ütles oma vaatenurgas, et mina sõitsin nagu mööda sirget, tundsin mingit väikest kõksu, tundsin ja panin edasi, aga teiselt poolt vaadates siis oli meie esimene papaya intsident. Incident, nagu Leclerc ütleks, jah. No ma arvan, et see, et Norris automaatselt kõik omaks võttis, tal ei olnud varianti, antud juhul ei olnud mingit võimalustki kuidagi süüd kõrvale panna. See oli nagu liikluses klassikaline tagant sisse sõita, mida sa seal vaidled. Ja ei olnud ka seda, et Piastri nagu oleks trajektoori muutunud, et tema võttis selgelt selle siis nagu seinapoolse joone endale. Praktiliselt ta sõits mööda ideaaltrajektoori tegelikult. Et Norris oleks pidanud, ütleme, et ideaalist oleks siis nagu pööranud välja või nagu keeranud välja paremalt üritanud mööda sõita. Aga ta ei teinud, ta läks ikkagi suruma, ütleme nii, et nägi vahet või käppa. Ta nägi vahet, mida füüsilises maailmas ei eksisteeri. Eksisteeris küll, aga vahe oli olemas, aga mitte selle auto jaoks. Vahe oli ikka olemas, jah. MotoGPs oleks võib-olla õnnestunud, aga ei, see oli nii ajuvaba ja jälle minu meelest siin tuli ehedalt välja see, et Norris sellistes kriitilistes situatsioonides ikkagi jookseb kinni. See on mõttes tal aju jookseb kinni. Sest veel kord, nagu sina ise ütlesid, eks ole,
Piastri ei teinud mingisuguseid Verstappelikke sigadusi seal. Ei. Lihtsalt võttis konkreetse sõidujoone, niimoodi ta läks. Mis seal Norrise peas toimus, ei tea, ja noh, selles mõttes muidugi aus poiss, et ütles kohe, et minu viga, vabandage. Jah, ja selles mõttes ma hakkasin kohe mõtlema ka, et tegelikult Norris oleks võinud kas või oodata, DRS oli läinud Piastril selles mõttes, et Antonelli oli juba mingi 2 sekundit selle McLarenite omavahelise võitlusega võitnud. No seal oligi näha seda, et tal ju, noh, üks asi tal oli DRS, teine asi, sa oled nii tuules, eks ole, ta tuli seal, noh, see tuulekott imeb sind lähemale niimoodi ja võtnud siis kas või paremale või oodanud ära pidurdusmaa, et noh, ma ei tea, siis sukeldudki sinna vasakule ikkagi, kuhu sa nii väga minna tahtsid. Et seal variante tegelikult oli, aga ta lihtsalt jooksis kinni. Täpselt, või siis oodata jälle selle teise pika sirgeni, et ühesõnaga nagu variante oli miljoneid, aga Norris valis selle ainsa variandi miljonist, mis nagu lõpeb kindlalt tema väljasõiduga, mis on oma ette oskus muidugi. Nagu Russell 23 Singapuris, ei pidanud lõpus astu lihtsalt. Nojah, siis Russell tookord riivas betooni, jah. Aga jah, et ta, noh, ilmselgelt tal ei olnudki muud valikut, aga et ta momentaalselt kõik omaks võttis, ma arvan, see säästis ka niisugust tiimi mingist, ma ei tea, suuremast, no ülitõsisest koosolekust. No see oli, jah, ütleme, need sõidu järel juba olid mingid klipid. Andres Stella ütles ka kiirelt. Jah, ja tegelikult oli need, ütleme nii, et sõitjate, mis siis iga intervjuud siis juba oli näha, kuidas Norris läks kohe Piastri juurde, et ütleski, et kuule, sorry mees, minu ise tekitasin selle paha ja siis Piastri ütles omakorda muidugi, et mul ei olnud midagi selles mõttes. Minu vahe kasvas sinule. Täpselt, minul läks tegelikult väga hästi. Aga jah, selline see oli. No kiidame Mercedest muidugi, esiteks Russellilt hooaja esimene võit ja Andrea Kimi Antonelli ajaloo nooruselt 3. poodiumimees, siis Max Verstappeni jäi kellegi muu kui Lance Stroll järel. Antonelli poolt supersõit selles mõttes, et eriti arvestades, kuidas tal need viimased 3 etappi läpsid, et järjest siin mootoririkked ja üldse kehvasti sõita Mercedes, et noh, üldse nagu tulla sellest välja esiteks ja hoida, esiteks ta tegi Verstappenist paar väga ilusat möödasõitu, mida igaüks ei tee. Hoidis Piastrit vajalikul hetkel selja taga väga, väga ilusasti, hakkas veel vahet kasvatama lõpupoole, et selles mõttes jah, kiirus tal on ja nüüd näitas ka, et pinge peal peab tegelikult väga hästi vastu. No just, et seal esiteks see rada talle täiesti tundmatu, no jällegi, loomulikult simulaatoris oksendamiseni nühkinud, eks selle villit tagumikus, aga päriselt rajal ta seal käinud ei ole, siis kui sa lähed sellisele kord aastas kasutusel olevale rajale, no seal muuhulgas sel nädalavahetusel sõitis siis Põhja-Ameerika Porsche Cup ja FIA, kõlab uhkelt, FIA Vormel 1 Akadeemia, tegelikult see on naiste sari Vormel 4-dega, isegi mitte Vormel 3-dega. Et aga see selleks, igatahes 2 sarja sõitis seal veel, et noh, eks seda rada natukene rohkem puhtaks pühiti, aga noh, keerulised rajaolud, rada tundmatu, seinad ümber ringi ja tulla sealt puhta ninaga välja, mitte lihtsalt, vaid poodiumi kohal ja just see esimeste kurvide võitlus, väga puhas võitlus, et midagi ei ole öelda Antonelli eest täpselt, et müts muha. Aga mis veel, ütleme summa summarum, kui vaadata, kes tegid midagi õigesti, siis punkti kohale tulid ju Ocon ja Sainz ka 9.10. ja nemad võitsid kumbki Ocon siis vastavalt 5 kohta võrreldes ja Sainz 6 kohta. Nii et ja kas nemad olidki praktiliselt selle 1 boksi peatusega sõitjad ja Hülkenberg võiti selle 3 kohta. Noh, see +3 tuli suurelt jaolt muidugi tänu sellele Piastri või vabandust, Norrise tembule, eks ole, ja Sainz sai tänu sellele punktidele küll. Aga noh, ja Tsunoda ka tõusis 6 kohta, Colapinto jälle, noh, ütleme siis niimoodi, et meie rõõmuks kukkus 3 kohta, et startis 10. kohalt, ta lõpetas punktidelt väljas. Et selles mõttes neid tublisid sõiteid oli seal üksjagu ja tegelikult eks see ülekanderežissöör ju ka vahepeal keskenduski, ma vaatasin, et see põhiline madin sõidu keskel kuskil käis alates 13. kohast, siis oli see DRS-i rong seal, hirmus kabetamine käis, et üldiselt ega võidusõitu oli ja võib öelda, et no hea küll, et seal selle esiviisiku osas siis jah, kuni Leclerc'ini oli sellist möödasõidu ootust. Noh, ja pärast seda, kui Leclerc boksis ära käis, siis tema osas polnud enam seda ootust ka, sest ta oli nii selgelt maas. Et noh, veel kord, selle üle võib lõpuni spekuleerima jääda, et kas Ferrari tegi õigesti või ei teinud õigesti, et ta nii vara sisse võttis Leclerc'i, aga nii oli. Ja siin on
ma ütleks nii, et summa summarum viies koht ikkagi, ma arvan, oli Leclerc'i jaoks suht maksimaalne, isegi kui ta oleks pikemalt, sest ongi Sainz ja Ocon olid need vähesed, kes ikka suutsid nagu, mis nad tegid, mingi 60 ringi tegid selle kõva rehvi seguga, mis on ikka väga, väga hull pikkus. Ja nemad, ütleme nii, et napilt vedasid välja siin nendele punktidele, et jah, aga selles mõttes väga hea töö Haas ja Williamsi poolt mõlemalt, et nad läksid selle strateegia peale, et julgevad. Oligi jah, see Alboniga oli ka see veider moment, kus enne kui ta katkestas, siis oli täpselt see raadioside, kus ta natuke pahane oligi see, et ta läksid ka siis selle ühe peatuse peale esijalgu, aga tema siis alustas keskmise rehvis, tema lihtsalt, ütleme, et vaevles. Tema vaevles selle juba kulunud keskmise peal väga pikalt. Aga sõidu sees oli veel üks naljakas raadioside jupp, mis meile lasti Alonsoga. See oli 32. ringil, kui võistlusinsener soovitas tal, kas see oli 3. ja 8. kurvi kuidagi leebemalt läbida ja Alonso vastas, et me sõidame võidu, mitte ei testi. See lause läheb särgile. Ma arvan, see on juba särgile. See on see, Kimi stiilis. We are racing, not testing. See oli. Vanameistrid oskavad. Nad teavad, mida öelda. Nad teavad ja teiseks nad julgevad, vaata. Neil ei ole vahet, vaata. Ta ei ole mingi uus tulnud. Alonso on uus tulnud. Jah, temal käib see nali kaasas ikka. Tema on selles rookie championshipis jätkuvalt. Aga nüüd takkajärgi on siin, ma olen lugenud ka neid igasuguseid arvamusi ja ühed siis Vormel 1 lähedal olevad isikud väidavad, et see Ferrari Mercedes edu Kanadas, et seda ei maksa nüüd nagu liiga südamesse võtta, et Kanada rada on selles mõttes omapärane veel kord, et ta on ikkagi start-stop rada ja selliste pikkade kurvidega kiirete kurvidega radadel Mercedese rehvid ei pruugi nii hästi vastu pidada kui siin, et selles mõttes ei maksa nüüd siin Kanadas teha kohe kaugele ulatuvaid järeldusi, aga põhimõtteliselt ikkagi, mis oli meeljulendav veel kord, et põhimõtteliselt see esimene punt, nad olid ikkagi väga-väga ühes tempos, et sellepärast ka see, nagu sa ütlesid, eks ole, Kütt, et ega Leclerc'il, ma ütlen jah, ma olen suga nõus, et ilmselt see 5. koht oligi lagi, sellepärast et kvalifikatsiooni tulemus oli nii kehv, et sealt keskelt veel sellise kiire autoga sa tuled, aga kuna esiotsas oli see tempo niivõrd hea, sõitu läbivalt, siis väga keeruline oli kõrgemale tõusta. Ja samas, mis Mercedese puhul, Mercedese fännidele võib veel optimismi juurde anda, et järgmine on ju Austria ja eelmine aasta neil ka kuskil seal Austria kandis hakkas tulema. Siis kui oli, või üldse oli juba see periood, kus 4 tiimi, et võta või jätta, kes võidab, sõltub puhtalt rajaoludest. Aga Kütt juba põgusalt mainisid, natukene läks lõpuks ka, kas just räpaseks, aga ütleme, tehti tähelepanekud, esitati kohtunikele. Ja siin on vastastikku. Siin on jah, et siin on täpselt siuke, et kahest ehk siis jutt on sellest, kui turvaauto oli tulnud rajale ja loksuti turvaauto taga. Loksuti turvaauto ja oli juba teada, et ega rohkem võidusõitu ei tule ühesõnaga, et turvaauto on lõpuni välja. Siis hakkas, ütleme nii, et siin on 2 osapoole küsimus, on ju, et 2 vaatenurga küsimus. Russell siis esimesel kohal oli turvaauto taga ja tema siis ütles nii, et tema meelest turvaauto sõitis liiga aeglaselt. Ta sõitis temale natuke lähemale, et käega viibata, siis ta pidurdas järsult. Ja siis Verstappen omakorda siis ei olnud valmis selliseks järsuks pidurdamiseks ja tema siis sõitis korraks isegi mööda Russellist, mille peale siis muidugi mõlemad läksid kohe raadiosse. Russell ütles kohe, et oi, Verstappen sõitis must mööda, vaadake kohe reeglid üle, et paneme penaltid talle. Verstappen jälle omakorda siis, et Russell lamp pidurdas keset sirget, mis toimub. Tegi mulle break-testi, on ju. Ja siis algaski siuke, ütleme nii, et meie seda suurt vaidlust ei näinud, aga mõlemad kutsuti ikka pärast siis ka, ütleme, stewardite juurde, kohtunike juurde. Ja mõlemad siis rääkisid oma vaatepunktid selgeks ka, aga lõpuks siiski selgus, et mõlemal on, Russellil on siiski rohkem õigus, et telemeetria siis näitas, et ja kaamerapild näitas, et ta sõitis turvaautole lähedale, viipas käega ja tema vaatenurgast oli justkui kõik okei. Aga siuke väike põnevus ikka ja muidugi neti eksperdid olid ka kohe, et Russell tegi meelega seda, et Verstappenil penaltipunkti ei saada. Ma olen nõus. Mis tegelikult võis jätkuvalt tõsi olla. Ma tean, et paljud vihkavad mind sellepärast, et ma ütlen ka otse välja, et tegelikult need 20 venda on kõik kaabakad. Muidugi. Kuidas sa julged? Nad on individualistid, nad teevad kõik selleks,
et võita ja Russell oli ka väga hästi tutvunud olukorraga, ahaa, tal on üks karistuspunkt ainult saada ja siis ta saab disklahvi, vähe sellest, et ta oleks ilmselt sellest sõidust diskvalifitseeritud, eks ole. Kuna tal trahvipunktid oleksid käes, karistuspunktid, siis ta oleks pidanud järgmise sõidu ka veel vahele jätma ja nende punkti vahe on antud hetkel siis 21 punkti, eks ole, või ei, vähem. 19 punkti on praegu Russell ja Verstappeni vahe hetkeseisuga. Ja Russell täpselt läks selle peale, et saaks Verstappen karistada. Ütleme niimoodi, et jälle püüdis Verstappeni oma rohtudega, et ega selles mõttes Verstappen peab ka peeglisse vaatama, et tema on neid sigadusi aastate jooksul seedahäireteni teinud rajal teistele. Ja nüüd ta hakkab seda vaikselt tagasi saama, aga kui näidati autokaamerast koos heliga seda Russelli tegevust, siis see oli ju üliraju pidurdus. Nii et ta minu meelest ta vahetas kuskil 2 käiku alla ka veel, et see oli täpselt nii nagu võistlussituatsioonis sa lähened kurvile, pidurdad rajult ja siis laksad neid käike järjest niimoodi põmm alla ka veel. Et selles mõttes mina olin tegelikult üllatunud, et Russell ei saanud karistada, sest reeglites on kirjas selline teguviis on keelatud ja karistatav ja kes selle reeglipunkti nii-öelda reeglitesse sisse kirjutamise ajendas, oli Michael Schumacher. Tema armastas sellist pumpamist teha, nagu mina nimetan, pidevalt. Ja ma mäletan, et Jenson Button oli see, kes oma debüüt aastal Monsas selle ohvriks langes, sellepärast, et oli ka, nad loksusid turvaauto taga tookord, seal enne paraboolikat. Teised muidugi teadsid, et Schumacher sigadusi korraldab ja olid selleks valmis, aga vaene Button ei olnud selleks valmis ja põrutas rajalt välja, ma ei mäleta, kas ta seina vist ei läinud, aga sinna vasakule muru peale lendas küll. Nii et tema sai omad vitsad seal, aga veel kord tõesti, et siin ei ole mingi vandenõu teooria. Raudselt Russell läks meelega selle peale, et Verstappen saaks karistada ja pärast läheb ausate silmadega, ütleb, et ei. Blaimi. See on see tema väljend. Bloody hell. Aga selles mõttes Russelli poolt igati läbimõeldud strateegia, et selles mõttes ta teadiski täpselt, et okei, kui ma lähen nüüd turvaauto, kui ma justkui teeks nii, et ma viipan turvaautole, et kuule, mis toimub, siis ma saan sellega, ma saan selle trikiga läbi minna, kui ma nagu need liigutused õigesti teen. See on jälle see lapsenäoga mõrvar, eks ole, et kes teeb ka, tunnis teeb sigadusi, eks ole, sikutab kedagi, kes tavaliselt on see paha poiss, see siis teeb kõvemat häält ja siis lapsenäoga tapja on niimoodi käed on põlvede pealt ja mina ei tea midagi. Ja õpetaja viib selle tavaliselt kurikaela kuskile klassist välja kutsub vanemad kooli, kes on täiesti süütu, et antud juhul oli ka niimoodi, et kõik teavad, et Verstappen on mölakas ja Russell mõtles, et proovime. Aga pull on see, et meil on sarja esimesed 2, Piastri Norris, tiimikaaslased. Meil on etapp, kus tiimikaaslased sarja liidrid kokku panid. Aga me räägime ikka rohkem Verstappen versus Russell. Nagu seal on see põnevust on juures. Siin on täpselt see, miks me ei räägi nagu Norris ja Piastrist, sest see on nii ilmselge Norris ja Black, et siin ei ole nagu väga midagi arutada, aga ikkagist jah. Seda enam, et Norris võttis omaks ka kohe veel. Aga siin ongi see isiksuste teema. Ja just ma tahtsingi sinna jõuda. Ja see ka veel, ajajoon. See Russell versus Verstappen. See on eskaleerunud ju nii kaugele. Ei, ma mõtlen sõidus sees ka, see, et ta eskaleerunud on seda niikuinii. Aga sõidus sees ka, see juhtus ju pärast seda, mis seal Piastri ja Norris vahel oli. Et ma väga loodan ja tegelikult punktiseisu ja arvestades hooaja pikkust, olgem ausad, Max on kindlasti tiitluses sees. Ma tahaks öelda, et Russell ka on. Arvestades vormi, tempot, kõike. Praegu see seisuga on, jah. Et kui nemad 2, ütleme seal, Piastri Norris ka, aga nemad on siuksed viisakamad, et kui nemad 2 seal veel lõpuni vastu peavad, siis me hakkame siin ikka igast pulli veel nägema. No absoluutselt, ja ongi jah, Piastri Norris, neil lihtsalt pole veel võib-olla olnud seda nagu tõsist kaklusmomenti. Rosberg ja Hamilton olid ka suured sõbrad väga pikalt, isegi veel, kui nad võitlesid tiitli eest, kuniks ühel hetkel enam ei olnud üldse, et see võib vabalt muutuda. No nii see tikku minema seal individuaalaladel, kus nii-öelda mees mehe vastu võisteldakse. Aga nii ta on, jah, ühesõnaga loeme siis ette ka Piastri 198, Norris kaotab talle 22-ga, Verstappenil 155, vahe on siis 43 punkti ja Russellil 136, vahe on siis 62 punkti Piastriga, mis kõlab palju, aga jällegi, meil on sõidetud 24 etapist ainult 10. Ja veel osa on tulevatest etappidest on veel sprindi nädalavahetused ka. Ja just, et seega punkte jagub veel. Absoluutselt, jah.
tiimide arvestuses siis McLaren endiselt ülikindel liider, 374 punkti, aga siis tagapool ütleme see kolmik Mercedes, Ferrari ja Red Bull, ehk siis õigemini Verstappen on ka tihedalt koos, et üks etapp võib seal olla Mercedes teine etapp võib olla Ferrari teine ja vahepeal võib olla Verstappen teine, et põnev on ja ütleme on, mida nüüd 2 nädala pärast Austrias oodata. Jah, et kui seda punktitabelit vaadata, siis 2 etappi tagasi olid Mercedesed nullipoisid, nüüd võtsid 40 punkti. Parim tiim praegu. Parim tiim, eks ole, sel nädalavahetusel. Et... Ja nüüd möödunud nädalavahetusel Ferrari ja Red Bull, ehk siis vabandust, Ferrari ja Verstappen korjasid üle palju punkte. No ongi, nii on jah, paraku nii on tõesti. Ja mis siin tagapool veel, jah, Williams 5, Haas 6 ja Racing 7, 8 Aston Martin, 9 ülikõva Hülkenbergiga Sauber ja siis Neto 10 on praegu Alpiin. Jah, nüüd ütleme tormitultes Alpiin, mis iganes selle saama hakkab. Seekord on hea, eestlastele jaanipäeval ei toimu F1, eelmine aasta toimus, see aasta tehti muudatused, ma ei tea, võib-olla Bottas, tema on sealt vist ainus, kes teab jaanipäeva tähendust, äkki andis sõna sekka. Aga jah, järgmine etapp siis Spielbergi jah, ingil vabandan kuulajate ja kaassaatejuhtide eest natuke plähmerdamist praegu, igastahes jah, 2 nädala pärast Austria GP uuesti mul läks jälle sest 2 nädala pärast Austria GP vahepeal püüab ka natuke puhata, ei ole nii palju ringi jooksmist äkki, aga selline see on veel midagi lõpetuseks teile öelda? No ootame põnevusega, et mis seal Alpiinis sees nüüd siis toimuma hakkab, et kas ühel hetkel tuleb uus ülemus ja ütleb, et ei, me jätkame Renault jõuallikatega ja mis koosseisus seal jätkatakse ja kes see tiimipealik on, sellepärast et Flavio Briatore käest on nüüd ka sel nädalavahetusel ju küsitud, et kas tema nüüd ongi suur juht ja õpetaja seal vormel 1 osas, tema väitab, et ei. Kindlasti ei ole. Et tema kindlasti ei ole, et ja omaette põnevad ajad ja kõik see sõitjate vangerduste teema, et kuni sinnamaani välja, et ühed kurjad keeled räägivad, et Hamilton on nii pettunud, et riputab kiivri varna veel enne hooaja lõppu, milles ma sügavalt kahtlen. No Alpiini kohta veel ju, et tegelikult on ju kogu aeg see jutt käinud, et sõitjad, teine sõitja sõidab siis 6 etapilise lühi või mis iganes, 6 etapi kaupa vaatavad neid sõitjad. Ei, alguses oli jutt, et 5 etapi kaupa, siis Briatore ütles, et mingit limiiti pole pandud. Kuigi tema oli seal ise just. Tema ütles, et 5. Aga kui lähtuda Briatore esialgsest jutust, siis Colapintol on 4-5 juba tehtud ja vaatab vastu 0 punkti, nii et... No jaa, aga vaata, Briatore, mis ta nüüd sai, hiljuti sai 75, mul on sinnani veel natukene minna, vaata, lühimälu on kehva, ta ei mäleta hästi. Ka meie vanuses läheb, tegelikult võib ikka üsna aja meil olla. Muidugi, ikka lähevad, jah. Ja no ikka, eks me ikka ootame, et saaks ka Paul Aronit vähemalt vabatreeningutel. No kedagi nad sealt jooksutama peavad, sellepärast, et veel kord reeglid on siis sellu hooajal ju sellised, et kummaski autos peab 2 korral vähemalt või 2 korral kindlasti jooksutama uustulnukat, kelleks kvalifitseerub siis sõitja, kes ei ole osalenud rohkem kui 2 vormel 1 nädalavahetusel, vormel 1 võistlusel, oma karjääri jooksul. Ja nüüd selles autos, kus Colapinto istub, on see limiit täis. Tohan tegi Tohan läks ju kirja veel. Tohan läks kirja ja Tohan ja Gasly autos ei ole veel keegi istunud, nii et saame siis näha. Saame näha, aga enne kui siin ma veel rohkem plähmerdan, ma arvan, et tõmbame saatele joon alla, et see niks aga kõik head ja ilusat, ütleme, algava suve jätku. Jah, head jaaniusside otsimist. Jah, ilusat jaani kõigile. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.